jaanuari hommikut. Meil on kätte jõudnud aasta 2023 ja ma ei tea, kuidas on see võimalik, et see aeg on nii kiiresti läinud. Selle aasta jõulud, aastavahetus täiesti olemata. Ma soovin kõigile uueks aastaks ilmselgelt palju rõõmu, kordaminekuid, toredaid hetki, taipamisi, kõike toredat, mida sa suudad endale ette kujutada ja millest sa suudad unistada. Meie oleme tänaseks jõudnud esmaspäeva ja meil on Erkiga koos siuke nädal aega puhkust. Ehk siis saame natukene hinge tõmmata. Ma täna hommikul ärkasingi päris hilja. Kell oli vist 11 umbes. Ja ma käisin ära kõndimas, sellepärast, et jooks on lahe väljakutse. Jaanuari grupp ju alustab. See on minu 5. kuu ametlikult olla seal grupis. Ehk siis väga kuidagi siuke uhke tunne või nagu selle grupi mõistes siis on kuidagi suur tunne olla seal. Aga samal ajal, kui ma siin teiega räägin, siis ma sätin ka ennast. Ma käisin just pesus, nii et mu juuksed on sellised. Aga kes mäletab, siis eelmises videos ma lõpus olin ikka päris haige. Ja ütleme nii, et see olukord ei ole tänaseks väga palju paremaks läinud. Ma ikka aastavahetusel olin, ma ei tundnud ennast hästi. Ma olin aastavahetusel tööl ka tegelikult ligi 12 tundi ja meil oli väga hullumeelne tööpäev, mis on nagu äge, aga lihtsalt väsitav. Ja paar päeva enne aastavahetust ma olin täiesti voodis siruli. Mul ei ole muidugi kordagi palavikku tekkinud, mis ma arvan on nagu hea, aga lihtsalt see köha on mind nii suurelt piinanud, et raske on nagu mingi seltskonnas olla ja suhelda, sest kui ma pikalt räägin, siis mind ajab nagu kurgust täiesti köhima. Aga see läheb loodetavasti ikkagi päevalt paremaks. Ja täna ma tunnen, et ma saan sellega juba paremini hakkama, kui ma sain eile või üleeile. Aga mis mind ja Erkit puhkusel ees ootab, siis me plaanime puhata kindlasti. Kuskile minna, kuskil käia, nautida, kauan magada. Et me teame kõik, see nädal läheb ju liigagi kiiresti ja tõenäoliselt väga suuri asju. Tõenäoliselt midagi väga suurt teha ei jõua, aga proovime väikestest hetkedest võtta maksimumi. Ja siinkohal on hea ära mainida, et kuigi ma vist olen ka siin YouTube'is varem rääkinud, et ma ei ole väga suur uueks aastaks lubaduste ja eesmärkide seadja, sest et kui ma midagi nagu sean, siis lihtsalt enda peas niimoodi vaikselt mõtlen selle peale või panen enda jaoks kuskile kirja, et ma väga niimoodi sotsiaalmeedias sellest suurelt ei tuututa, sest nagu mulle ei meeldi see, sest et ma ei taha anda endale eesmärki või lubadust, sest ma kardan, et kui ma seda ei tee, siis ma pettun endas. Ehk siis lihtsalt mina jätkan vanaviisi oma harjumustega. Lähtun sellest, et kui ma aeg-ajalt tunnen, et mingil perioodil tahaks mingit kindlat sihti või väljakutset, siis ma proovin rohkem jah öelda, aga muidu sellist pikka aasta eesmärki minu poolt kindlasti ei tule. Aga üks asi siiski, mis me Erkiga vastu võtsime ja millest ma tahan ka rääkida, on see, et me hakkame tegema 12 kuud iga kuu ühte kohtingut. Selles mõttes, et me kindlasti muidu teeksime ka, aga nüüd me teeme niimoodi, et iga kuu korraldame kordamööda ühe kohtingu. See ei pea olema ilmtingimata, et täna õhtul lähme välja sööma. See võib olla mis iganes toredat. Üldse mingit piire ei sea keegi. Et see võib olla tõesti mis iganes. Et jaanuari kuu on minu korraldada. Seega mõttelõng tuleb tööle panna ja natukene hakata selle peale mõtlema. Aga täna me muideks lähme ka kohtingule. See on mul juba pikalt planeeritud ja ma seda ei märgi selle jaanuari kohtingu alla, sest et see on meil juba novembris planeeritud, kui ma Erkile sünnipäevaks kinkisin Clampis ööbimise. Me ei ole seal kunagi käinud, me oleme sinna esimest korda.
pool sellest klipist, mis ma siin välja peal lõikama, on lihtsalt köhimine. Aga me ei ole jah seal käinud. Me päris täpselt ei tea, mis meid ees ootab, aga ma usun, et saab olema tore. Kindlasti natukene jagan teile midagi, aga proovime ka hästi palju nautida. Et tänaseks sellised plaanid, setimegi siin ennast valmis. Natukene inimlikumaks asjad pakime kokku ja näeme teiega juba autos. Kell on vahepeal saanud 2:30. Me suundusime nüüd linnast Vastseliina suunas. Käisime poes ka ära. Ja täpselt siuke tunne, et sa nagu ei ostnudki midagi. Me ostsime nagu täna õhtuks nii-öelda süüa. Ja homme hommikuks, kas me üldse midagi ostsime? No põhimõtteliselt, täna õhtu tarbeks ja meil läks mingi 53 €. Kuidas see võimalik on? No muidugi seal sees olid veel mingid hügieenitarbed ka, mida niikuinii oli vaja, aga siiski nii palju. Aga me nüüd viime oma väikese taksibeebi Erki vanaema juurde, sest et sinna klämpi koeraga ei saa, mis ühest küljest on kahju, teisest küljest ei ole, sellepärast et kahekesi aega on ka täiega vaja ja ma ei pea vaatama, et kus see naala jookseb või kus ta kaob. Ja lisaks sellele ma saan aru, see klämp, te pärast näete, see on nagu telk, ehk siis nad ei saa riskida sellega, et mõni koer selle katki teeks. Nii et ühesõnaga jah, viime naala ära vanaema juurde ja siis leppisin kokku Kristiinega, et 3:30 jõuame kohale. Väiksed matkasellid jõudsid kohale ja veits selline matkale minemise vaib on, seljakotid on seljas ja siit läheb teerajakene, aga te juba mu näost saate aru, kui väga ma seda mõnnamist ootan siin. Jõudsime kohale, nagu sa aru said. Ja ma ei tea, ma ei oska mitte midagi öelda, reaalselt mitte midagi. Me olemegi konkreetselt kuuskede kaisus siin. Ja ma natuke kartsin, et see lumi sulab kõik ära ja siin ei ole nagu enam seda vaibi, aga see on see vaib. Ja ma ei tea, palju ma teile täna filmin või näitan. Et mitte midagi väga detailselt, sest ma tahan, et ka sulle jääks siit üllatus, aga ülimõnus on. Me juba oleme nii rahul. Klämp majutus asub siis Võrumaal ja see ei ole sponsoreeritud. Ma kinkisin selle külastuse siia Erkile sünnipäevaks. Nii et täna tulime koos. Aga tõesti, nii mõnus on juba. Seega me kohe ei hakka siin süüa tegema, aga õhtupoole kindlasti natuke mõnname toas ja lihtsalt naudime seda olemist. Enne kui me siin enda asjadega väga laiali lähme, siis siuke nunnupesake on meil siin, tervituseks väike glögi ja nii hubanen kõik. Ma reast ei oska mitte midagi öelda, et kas millestki on puudust, ei ole mitte millestki, mul on siuke tunne. Mega hubanen siin korvides on kõik asjad, mida vaja. Siin on isegi reaalselt kartulit ja porgandit ja neid saab lõkke peal teha ja kohvitee ja siin all on mingid fooliumid ja asjad ja siin on veel potid, pannid, ühesõnaga kõik on olemas. Ja nii ilus, nii et me hakkame nüüd puhkama. Head puhkust! Kell hakkab vaikselt 6 saama, me oleme siin pimedas õues. Lõkke annab mulle natuke valgust, aga me olime paar tundi telgis lihtsalt, et seda soojaks saada ja kuidagi puhkasime, et ei tahtnudki veel süüa teha, aga nüüd me tulime õue, Erki tegi lõkke ülesse ja mina siin taga teen tegelikult glögi priimuse peal. Ja no mega ilus on siin istuda ja ma lihtsalt ei saa teile seda ilu kahjuks edasi anda, sest et õues on hämar ja siin on hästi selline mõnus, õrn, romantiline valgus, aga seda ei saa läbi kaamera silma teile edastada. Siin priimusel valmib meile glögi, mis siis pererahvas oli meile klämpi jätnud. Selline vaarika mustsõstra.
me ei olegi sellist joonud, aga tundub siuke hea käsitöö. Ja siin on meil lõkkekartuleid, sest et me kasutasime võimalust, et nad on meile kartuleid jätnud. Panime nad fooliumisse maitseainetega ja varsti saame nad visata süsi peale. Erki, kuidas oled rahul? Meeldivalt. No see on vist positiivne. See glögi kusjuures maitseb üli hästi. Alkoholivaba, aga maitse on hea. Te ei näe me praktiliselt üldse. Aga meil on nii idüll siin praegu. Naudime oma alkoholivaba glögi. Lõkke ääres on nii mõnus istuda ja mingi ise tegemise mõnus rõõm on sellest söögi tegemisest siin. Panime nüüd kartulid sinna sütele ja siin on grillliha ja siis on mõned siuksed liapallid toorjuustu täidisega ka, et tahtsin midagi lihtsamat näksida. Ja teeme veel ühe glögiringi. Mul lüll. Käisime väiksel pissitiirul natuke kaugele minema, aga vaadake, kui ägedalt siit see klämp paistab. See nagu WC on praktiliselt selle klämpi taga, aga nii muinasjutuline. Vau! Ops. Tada! Vaata nüüd näeb, mis järvi need on ka. Meie lõkkekartulid. Päris ideaalselt oled ju. Jah, kus ma panen? Ma lõikasin siia taldriku peale natukene kurki, porgandit ja krõpsud, mis meil enne alles jäid. Ja väike tipikas. Ja siin on lihapallid. Ja hakkame nautima kohe. Sööme oma lõkkekartulit ja viskame siia lebosse. Kuulete, kuidas vaikselt vihma tibotab. Aga siin sees on nii soe. Tere hommikust. Kell on mingi 10 hommikul. Oleme lõpuks ärganud. Ja ma üritan siin vets uisutada. Terve öö on lihtsalt sadanud mingit vihma. Samas on nagu külmetanud. Päris crazy öö oli. Meie öö muidu möödus siin hästi. Õues hakkas ja öösel, ma ei tea, tormama vist. Aga väga ei saanud siin aru peale selle, et nagu vihma sabistab selle telgi peale, aga ma ei tea, mind see üldse ei häirinud ja me neile üldsegi vaatasime filmi. Kõigepealt vaatasime seda Miiat ja Valget lõvi ja siis pärast hakkasime vaatama Reisisiht pulma ja ma vist suutsin mingi 10 minutit ära vaadata ja ma jäin lihtsalt täiesti magama. Aga see oli nagu siuke poolik uni. Ma ei tea, Erik, sa vaatasid lõpuni või? No igastahes ma vähkrasin seal ja magasin ja ütlesin, et ei, ma kohe ärkan. Ja lõpuks, kui ma ärkasin, oli kell 1 öösel ja siis just Erki hakkas magama minema. Ehk siis ma kobisin kell ühte teki alla, aga lihtsalt mega uni oli. Nagu nii mõnus uni tuli, ehk siis ma jäin juba õhtu mingi kell 9 magama. Ja väga-väga hea oli. Öösel ei häirinud see, et vihma sadas, mega soe oli magada, see tekk nagu nii soojendas ja siin oli nagu õhk ka soe, et ma magasin näiteks lihtsalt mingi topi väel, et ei olnud mingid pikkade varrukatega asja seljas ega mütsi peas. Et meil oli väga-väga soe siin olla. Mis see kell on muidu? Kell saab kohe 11. Me hakkame vaikselt sättima, sest et Naala on vanaema juures ja vaadake, mis ma just tegin. Nagu see on minu laadja, kellalaadja ja ma tõmbasin seda pistikust välja. Kas see on mingi nüüd katki või?
jah, see on mingi katkine. Okei, ma sain selle tagasi. Aga me hakkame ära sättima, sest et Nala on vanaema juures ja ta kindlasti ootab meid ja meie ootame teda. Et pakime oma kodinad kokku ja lähme otsime tema ära. Õues on siuke ilm. Mingi lörtsi vihma lumesegu. Aga vaadake, me olime siin nii kuuskad ja kaisus, et me isegi ei tundnud, et õues tormab midagi. Ja me jätame selle paigaga. Tšau siis! Tšau, Erki! Jäime ilmselgelt ülirahule selle puhkusega ja me just eile arutasime, et talvel on nagu siin väga-väga, kuidas ma ütlen, ongi hästi siuke maagiline ja ilus on ja no väga-väga äge, aga suvel mugavuse poolest võib-olla natukene lihtsam. Mida? Väike lomp või? Kus on väike laps? Ma ei tea. Et talvel on väga ilus siin kõik. Ja no tõesti mõnus ja soe ja mitte millestki puudust ei tundnud. Aga suvel on jällegi selles mõttes võib-olla ägedam. Saad õues rohkem chillida, grillida, telgi ust lahti hoida, mis iganes. Et tegelikult tahaks suvehooajal ka siia tagasi tulla. Nii mõnus. Oleme väga rahul selle kogemusega. Et pakime, oh my god, pakime ennast autosse. Perekondlik viiekas. Atsu. Külmu siis üles oled. Reerid. Kambist maalt koju 10 minutit Euronixi sulgemiseni ja me tuleme kuuma fritüüri ostma. Okei. Sa oled õnnelik. Me oleme nüüd kodus, ma väga ei jõudnudki teile täna midagi filmida, sest kui me läksime Nalale Vasselina järgi, siis me natuke sõime vanaema juures, jõime hommikukohvi ja hiljem me lihtsalt vaatasime mingeid saateid Erki vanematega koos ja nagu nägite, siis tegime ka minu viieka ära. Ja see oli nii hea, sest et muidu ma oleks pidanud nüüd õhtul minema linnas üksinda. Ehk siis ma täiega naudin neid hetki, kui ma saan kellegagi koos teha seda. Et siis on natukene vaheldusrikkam, sest et niikuinii väga paljudel kordadel ma tegelikult käin üksinda. Et see oli siuke hea vaheldus. Ja me nägime muideks nii suuri loomajälgi ka. Põhimõtteliselt Erkil vanemate maja taga nagu metsatukas. Ja ma ei tea, mis loomajäljed need olid, aga need tundusid üsna värsked ja väga suured. Et isegi kujutate, kes see täpselt oli. Aga selle kuuma õhu fritüüri lugu on siis selline, et mul emmele kingiti jõuludeks see. Ja nüüd on nagu maal seda kasutatud see vahelduva eduga ja Erkile hakkas see nii meeldima, et ta tahtis seda meile ka soetada ja tegelikult kuna Erki ei ole oma sünnarahaga midagi asjalikku veel soetanud ja tal on enamus sellest alles, siis ta praegu investeeriski selle kuuma õhu fritüüri ja me jõudsime Võrru täpselt niimoodi, et Euronixi kinnipanemiseni oli 10 minutit. Ja siis me läksime ruttu ja põhimõtteliselt ostsime suht esimese ettejuhtuva, aga mitte nagu kõige esimene oli Severini oma vist või? Mida me vaatasime, sealt oli 109 eurot vist ja siis lõpuks me ostsime Tehvali, siis see nagu tundus natuke parem ja see oli siis 150 euri maksis. Nii et me täna õhtu katsetame seda kassi ja kui palju sealt midagi välja tuleb. Me praegu panime ta lihtsalt tööle, et natukene neid mingi tehase jääke eemaldada temast. Tere hommikust! Meil on järgmine päev ja ma unustasin teiega eile edasi rääkida. Aga ma siin tegin hommiku kohvi endale ja nagu näha võib, siis mul on siin veits asjad laiali. Ma natukene hakkasin siin midagi kraamima, ma ei tea, korjasin pesu ära ja siis vaatasin, et siit on tolmune ja siit on tolmune ja siis võtsin lapi kätte.
nii et mul on siin väike siuke hommiku hangumine. Tegelikult ei olegi isegi enam kell hommik, kell on 12.06. Ja üks asi, mida ma puhkuse jooksul vihkan, ongi see, et me magame nii kaua. Erki veel praegugi magab. Ja me magame nii kaua ja siis on juba õhtu ja nii see puhkus nagu läheb, et see mulle üldse ei meeldi. Aga lihtsalt ei jaksa kuidagi varem tõusta, nii mõnus on ka nagu samas magada. Et veits siuksed kahetsed tunded sellega. Aga eile proovisime kuumaõhu fritüüri, oli väga hea. Jääme rahule. Et eks seal tuleb igasuguseid asju katsetada ja vaadata ja ühesõnaga võimalusi on väga-väga palju. Aga mis meil täna plaanis on, siis ma ausalt ei tea veel. Ma lihtsalt ootan, millal Erki ärkab ja siis võiks mingi plaan tekkida, sest et kuidagi kahju on lihtsalt niisama kodus istuda. Meie tulime nüüd metsa jalutama. Teremees ärkas ka ülesse ja võtsime Naalaga kampa ja teeme oma tänase viieka ümber Kubejärve. Vaatame, kuidas see tuleb kilometraaži poolest. Ma ei ole nagu kindel, aga ta tuleb suht napilt või jääb natuke puudu, ma ei teagi. Aga jalutame siin, ilma mõnus. Täna on hakanud jälle külmetama see. Veits, et siin nädala lõpus pidi päris tõsised külmakraadid tulema. Aga veel on siuke hea, mõnus, ei ole külm. Et mulle meeldib siis, kui me saame nagu sõita natuke kuskile kodust eemale ja siis jalutada see natuke teistmoodi kui see, et sa astud koduksest välja. Alustad oma ringiga ja lõpetad kodus, et neid kordi on nii palju. Et siis vaheldus, nagu ma ka eile ütlesin, on ülihea. Me oleme oma metsatiirult tagasi, me käisime kiirelt poest läbi, et täna õhtuks midagi süüa teha. Ja ma ei tea, kas teil on ka niimoodi, et te lähete poodi ja te mõtlete, et te pidite midagi ostma. Aga teile tule meelde, et sa jõuad koju ja sul tuleb nagu kohe meelde. Ehk siis ma unustasin pesupakki. Ja nüüd tuleb leppida sellega, mis on. Mul on viimane pesukeeli mingi põhi alles. Ma panin veel ühe masinade pesu. Hommikul pesin voodipesu. Pesu. Ja meil ongi täna natukene kodusem päev. Et vähemalt saime jalutuskäigu tehtud, natukene aktiivsust ja tegelikult ma just sain oma sugulasega räägitud, et ma lähen õhtu Küntesse, sest et need on siin juba mingi kuu aega mul olnud ja nii välja kasvanud ja mul on üks küüs nii lahti ja ma olen seda nädal aega hoidnud niimoodi, et ta ei ole mul ära tulnud. Nii et veel paar tundi tal vastu pidada ja siis saab juba ta uue kuue ja uue tugevuse. Aga kuna ma hommikul väga ei söönud, siis ma teen endale praegult kuuma õhu fritüüris natuke kartuleid ja siis ma võtsin siit mingid nuggetsaid. Ma ei tea, kas te olete poes märganud, kui kalliks on siuksed lihatooted läinud. Nagu mingi lihapallid toorjuustu täidisega oli mingi 3.30 ja nagu põhimõtteliselt alla 3 euri ei saa mitte midagi. Masendav, kui palju raha kulub lihtsalt poes käigule. Ja just sõitsime poes koju, Serki ütles, et puhkus on mingi rahakotile kallis või midagi, sest lähed poodi, ikka ostad midagi ja käid rohkem poes kui muidu käiks, aga samas ma mõtlesin, et nagu kui see on puhkus, siis see on tööst välja teenitud puhkus, ehk siis ka raha mõttes natukene võib rohkem kulutada. Et jah, sellised mõtted siia kolmapäeva ja tänasega ongi, ma ei taha seda sõna öelda, pool puhkust läbi praegu. Alati, kui see kolmapäev jõuab kätte, siis sa hakkad nagu tiksuma juba puhkuse lõpupoole ja see on masendav. Aga ma loodan, et selle paari päeva sisse, mis meil veel on, jääb toredaid hetki. Nii et täna ma saan Küntesse, homme ma saan Juuksurisse. Nii et oodatud sündmused ootavad meid ees. Ma tegin endale sellise kurgi nii-öelda mingi salati, ma panin siia tilli, seda soola ja siis mul oli tegelikult üks hapukoore sibula see maitseaine ka, nii et nagu veitsuga kastme moodi salat siis. Ja eile ma teile seda kuumaõhufritüüri tegutsemas ei näidanud, aga praegu ta siin tegutseb, mul on siin kartulid sees, need on vähem kui 10 minutit siin olnud ja juba näeb nii nämma välja.
et laseme tal lõpuni toimetada ja siis mingi hetk lihtsalt viskan need nagitsed sinna peale ja ongi mulle väike lõuna olemas. Veider valgus on kuidagi, aga ma lasin need kartulid hästi pruuniks, ma tahan, et need oleks hästi krõbedad. Nii et ma hakkan nüüd nautima. Jõudsime nüüd kohale, lähme Küntesse perekondlikult ja teeme siis nii, et see siin on minu Küntest enne klipp. See siin on pärast sellised nunnud roosakad väikse mustri ja läikega tegin seekord. Aga kell on juba kohe 9, milleks täna päris pikalt. Me vaatasime meie armastuse seriaali ja rahulikult tegime hooldust, aga me sõidame nüüd linna tagasi ja ma arvatavasti lõpetan siinkohal selle vlogi ära, sest et see on juba nii laiali valguv. Aga midagi ei ole teha, lihtsalt meil ei ole peale selle Clampis käigu praegult väga tegude rohke puhkusse olnud. Nagu ma ütlesin, ma loodan, et nädala lõpp tuleb tegusam. Et aga niimoodi puhata on ka mõnus. Aga ma lõpetangi ära, et mul ei oleks järgnevate päevadel mingit survet peal selle vlogimisega. Ja ma arvan, et teiega näeme juba varsti. Nii et olge tublid. Tšau!